Tere hommikust autost või peaks ütlema, autopäevikud on jälle käimas. Ma pole päris pikka aega enam midagi filminud, sellepärast et ma ei tea, pole tunnet ja mida iganes, aga on 15. juuli, esmaspäev. Mul on puhkus 2 nädalat ja ma just viisin Hugo maale. Ta läks maale oma tädidega vanama vanaisa juurde ja ta jääb sinna ööseks, mida pole juhtunud väga pikalt. Niisiis, mina sõidan tagasi koju. Ei teagi kohe, mis ma seal tegema hakkan. Aga ma tahan kindlasti koristada ja ma tahan puhata ja õhtupoole mul tulevad sõbrannad külla, nii et ma pean ka midagi siis valmistama toidu mõttes lauale. Aga ühesõnaga jää puhkus, vaatame, ma arvan, et sellest tuleb mingi puhkuse vlog, midagi sellist. Kuigi võib-olla sellest tuleb ainult mingi paari päeva video. Ma ei tea, vaatame jooksvalt, kuidas filmimine praegu välja tuleb. On poes käidud, ma veits lebotasin ja ausalt öeldes unustasin juba ära, et ma pidin filmima. Vaatasin ise siin toimetamise kõrvale Liisa Pärnpuu vloge ja ta seal just ütles, et hakkas uus päev, ütles, et eilne vlogimine jäi kuidagi suiku ja sul tõi mõelda, ma pidin ka filmima. Ühesõnaga, ma siin puhastan veits seda KitchenAidi ja ahi on mul soojas, ma tahtsin tegelikult kella vaadata, ma pole õrna ajuga, mis kell on. Aga mul on tunne, et mul hakkab kiire. Nii et ma käisin poes ära, ma hakkan kohe tegema PC-rulli. Mul on siin need tortilla asjad ja koristan, panin mingid jalanõud pesema, üritan siin mingid tolme võtta ja korda luua. Ühesõnaga, toimetan kõvasti. Olen nüüd ennast saanud nii valmis, et on mõnus puhas olla ja panin mingi sellise valge riietuse endale selgaga, et oleks mõnus mugav olla ja nüüd ma hakkangi toit ette valmistama. Kell on saanud 9.09 või õigem on öelda 21.09. Minul käisid külalised ära. Siis peale külalisi me käisime Siimuga Ülemistel korraks mõndasi asju vaatamas. Ja nüüd kui hakkas magamineku aeg, kell hakkas saama 9, siis hakkas Hugo rääkima, kuidas ta tahab immet ja ta tahab koju tulla. Ja ma startisin maale. Nii et ei saagi kahjuks üksinda või nukest rahuliku kodus olemise õhtut. Tere hommikust! Kell on 11 ja meie oleme juba rannas. Me oleme siin maal rannas ja hängime siin. Ma võtsin endale kohviterminalist. Siis mul on ühe Zürichu kohviku söörikud. Vau! Muide läks ujuma. Täiega palju pilli on tegelikult. Aga me mõtlesime, et sellest hoolimata me tuleme vaatame, mis ilm siin on, sest et mere ääres teinekord võib olla niisugune hoopis teine ilm, sest et meri mõjutab nii palju neid pilvi ja ilmastikku. Ühesõnaga. Praegu on nagu päike võtab, on soe, mõnus, päike paisab. Aga tundub, et need pilved ikkagi võivad meile korraliku käki keerata, nii et vaatame, kauaks me siin oleme. Aga praegu me oleme meremuuseumis. Peale rannas käiku sõitsime linna, sõime ja nüüd tulime muuseumisse kohe. Mina ei ole siin kunagi käinud. Hugo on siin käinud mitu korda, enne remonti ja nüüd ka remonditud selles kohas. Ütleme, vaatame, mis siin toredat teha saab. Hugo näitab mulle siis neid kõiki atraktsioone. Ja need on kõik ilusad asjad. On,
me oleme siin selles suures laevas ja mul viskab kohe mingi ärevuse ja hirmu sisse. Aga noh, samuka õnneks seal teisi inimesi ka algus, mulle tundus, et siin ei ole mitte kedagi ja siis mulle tundus täiega nagu ärevuse sisse. Aga praegu õnneks siis ma näen, et siin on teised inimesed ka, siis on nagu enam-vähem okei. Tere hommikust! Tegelikult küll hakkab saama varsti 12 ja eile õhtul jäi video poolikuks, ütleks. Sõidame Nõmmele, siis ma leidsin sealt ühe koha, kus saab rentida aknapesu robotit. Vaatame, kuidas see töötab, kas ta peseb meie aknad puhtaks ja üldse proovime. Meie puhkuseseiklused jätkuvad. Tule kallis, anna käsi. Ühesõnaga, me tulime Miia Millasse, aga jama on see, et see pannakse tunni aja pärast kinni juba, nii et väga pikka pidu ei ole. Et üritame siin kiirelt kõndida. Ilma muidugi imeline, pakkusin Ugole ka randa minekut, aga ta arvas, et võiks ikkagi mängutuppa tulla pigem. Tervist! Miia Millas on käidud, mega tore oli. Ugo, kas lähme teine kord veel või? Jaa. Super tore, me ei olnud käinud siin, kui see remonditud oli, nii et tõesti väga tore oli. Nüüd võtsin ühe kohvi, Ugo juba jõi enda mahla ära ja vaatame siin sellel mänguväljakul natuke ringi ka. Muidugi pilved on igalt poolt hullult vihmased, mul on auto veits eemal, nii et ega pikalt siin olla vist ei saagi. Vist pääsesime enne pilvi, me oleme juba auto juures kohe. Ütlesin Ugole, et nüüd on vaja küll kiirelt minna. Et tundus, et need pilved olid väga kurjad, mis mere pealt tulid. Siin on üks ja minu meelest midagi oli sealpool ka veel. Aga nüüd me oleme auto juures, nüüd mul süda on rahul. Käes on järgmine päev ja ma lõpetan selle video siin kohal ära. Ma tahtsin veel seda öelda, et see aknapesu robot, mille ma rentisin, rohkem ma seda ei rendi, sest ta ikkagi ei pestnud üldse ära. Mul on mingid triibud akende peal ja ülevalt on nagu mustad ääred, mida ta ei saanudki puhtaks. Ma ei tea, kas seal sai midagi teha niimoodi, et mina tegin valesti. Ma arvan, et ei saanud ja ühesõnaga ega ta ei pestnud väga üldse, et mul on ikka mõned niisugused plikikesed ja niisuguses kohas, kuhu ma pääsesin ise aknale ligi ka. Ja siis see robot käis sealt nagu ülalt alla ja ta lihtsalt libistab seda niisket puhastusainega lappi üle selle koha. Aga ta ei hõõru ja ta ei tee mingit asju, et sa saab puldiga seda küll liigutada nii, et kuidas ta liiguks selle ühe koha peal. Aga ega ta ikka ei puhasta küll. Nii et seda ma rohkem ei tee ja ei soovita teil ka võtta. Mingi Mamipoti robot oli. Kui kellelgi on mingeid soovitusi mingile paremale robotile või muud moodi, kuidas neid suuri akneid pesta, millal sa ise ei pääse ligi, siis võite mulle teada anda. Aga igal juhul ma praegu lõpetan selle video ära ja näeme juba järgmises videos. Tšau!